Tere kõigile ja esiteks head uut aastat. Nii tore, et olete tulnud vaatama minu Q&A vlogi, aka siis 2024 hooaja tagasivaadet. Täna siis vastan kõigile küsimustele, mis mulle esitati nii Instagramis kui ka anonüümse äpi kaudu. Ja need on sedavõrd sisukad küsimused, et ma saan põhimõtteliselt kõik lahti rääkida, millest ma ka plaanisin rääkida niikuinii. Lisaks ma näitan teile, mis jõuluvana tõi see aasta minu tublidele õpilastele, molekulidele. Ja siis me räägime sellest kulkust siin. Miks ta siin on? Mis ma temaga kohe tegema pean? Tegelikult, kui ma selle vlogi ära teen. Alustame siis sellest imeilusast, täpselt justkui mulle loodud karikast. See on otse loomulikult parima naissportlase rändkarikas, millest me nüüd siin praegust räägime. Tema ma pean kahjuks tagastama. Teda ootab uus omanik. Mina juba tean, kes on. Ja ma olen väga uhke, et see talle läheb. Mul on lihtsalt nii kahju teda ära saata. Aga mis on kõige tähtsam, on see, et minu nimi jääb siia igavesti. Oli tore, oli imeline aeg hoida seda kulkut enda käes ja las ta läheb, rändab edasi. Minu kätte ta arvatavasti enam ei tule. But never say never. Nii et saate nautida teda selle vlogi ajal veel minu kõrval siin, enne kui ma pean tast loobuma. Aga siis liigume järgmise teema juurde, milleks on minu õpilaste ja molekulide jõulukingitus. Äkki viimased 3 aastat tegin vähemalt siis enda piltidest nagu siukse tänukalendri oma sponsoritele ja sealt kaudu ka kogusin eesolevaks siis hooajaks nagu endale rahasid. Näiteks Hispaania laagri jaokski oli vaja koguda rahasid kõvasti kokku ja siis seal tollel aastal ma tegin ja minu arust tollest eelneval aastal ka. Vist oli, kui ma ei eksi. Anyways, ja siis nagu tänavu mul oli selline nagu üli tühi tunne, et nagu issand jumal, ma ei teinud see aasta mitte midagi, ilmselgelt kui ma lõpetasin, eks oma karjääri. Aga ikkagi oli nagu selline tunne, et issand jumal, ma tahan midagi teha ja ma tahan teha kalendrit. Aga veits nõme oleks olnud teha nagu, et ma mingi käisin fun'i pärast nagu lihtsalt sõitsin, et ostke mu kalender nüüd, et ma olen nii lahe. Aga selle asemel tuli mul geniaalne mõte panna siis oma kõik need eelmise aastas 2024 aasta õpilased ja molekulid siia kalendrisse. Kuna meil sai ikkagi sedavõrd palju tehtud trenne ja treeninglaagreid, et mul kogus seda materjali kenasti. Mul oli täpselt see ettekujutus ka, millise ma tahan teha ja siis õnneks ma leidsin ühe lehekülje, kust ma sain sellega teostatud. Ühesõnaga selline ta on. Siin on siis nagu, oh my god, meie laagritest pilte, siis iga õpilane molekul sai nagu oma kuu, oma sünnipäeva kuu, kuhu ma märkisin enda sünnipäeva ära. Ja siin on Maris, tubli oli Maris meil. Marise kuu, see on Martini kuu. Minu arust see tuli selles mõttes isegi ägedam, kuna siin on nagu kõiki nagu sees, iga kuu on hästi nagu eriline ka. Siin on väike Lili, kes jõudis ainult ühe korra kahjuks see aasta minu juurde trenni, aga järgmine aasta ta jõuab kindlasti rohkem. Siin on Sandra näiteks, et mulle kuidagi nagu hästi meeldis, et enam ei ole see mina, vaid nüüd mul on nagu inimesed, kellesse panustada ja uskuda. Ja see on nii tore. Siin on Mirel ja we are back. Kõigile väga meeldis üllatus ja ma olin nagu, mulle nii meeldib teha üllatusi. Et see oli hea tore ja ma nagu kuidagi, ma nagu nii tahtsin kuidagi tänada oma õpilasi selle möödunud hooaja eest, sest et tegelikult see oli nagu raske. Ma ei võistlenud ega mitte midagi, mul ei olnud nagu mingit sihukest karjäärimomenti enam, aga mul oli justkui, ma ei tea, mis asi, aga mul oli justkui 2024 aastal motokrossi lein. Ma isegi, ma ei oska seda kirjeldada, aga see oli kohutavalt vastik
tunne. Ma ei tea, nagu nii suur tükk elust on lihtsalt nagu kadunud. Ja samas ta ei ole kadunud, aga nagu ikkagi väga suurele eluetapile on pandud nagu punkt ja kuidagi kõik see trennide andmine ja nagu need treeninglaagrid ja kõik see, kuidas vahepeal, kui mul isegi ei olnud töö kõrvalt nagu reaalselt aega, siis molekulid olid nagu, et davai, halloo, kuna ma lähen trenni. Mitte, et ma ei oleks viitsinud, vaid tõesti see aasta ma nagu kohutavalt panustasin iseendale siis aja võtmisele ja tööle. Ma ei taha nagu kurta möödunud hooajast, aga see oli nagu uskumatult keeruline olla sellest kõigest nagu out, et seda ei ole enam. Nii, asume siis esimese küsimuse kallale. Kas comeback tuleb vää? 1. mai Põlva kevadkross on küll siuke asi, kus te saate nägema mind stardipuudega nii heas kui halvas, sest et see on mulle nagu nii kohutava tähendusega rada, nagu heas mõttes, et sealt sai minu karjäär alguse ja palju muud veel seoses selle rajaga, et see on küll siuke koht, kuhu ma aastas korra tulen kohale. Et jah, kindlasti olge kohal. Täiesti sellist comebacki enam ei tule, kus ma sõidaksin ainult krossi kui sportlasena ja no päevast päeva, et nagu kõik ongi selle ümber nagu ehitatud ja niimoodi, sest et jah, Pinder on, et ja that's it. Sest et mul on praegust nagu number 1 prioriteediks ikkagi töö ja kõige oma eraelu nagu üles ehitamine, kuna ja et see põhiaeg nagu tegelikult sellest nagu loogilisest eluetapist läks nagu motokrossi ja ma näen, et see sai tehtud ja nüüd on aeg muuks eluks. Küsimus number 2. Mis on sinu lemmik Ligui-Moli toode? Esiteks, number 1 vastus on sellele see, et kõik Ligui-Moli tooted on super head. Aga mida mul isiklikult kulub kõige rohkem on 3 toodet, siis silikonspray. Ma lihtsalt jumaldan seda, mis asja ta teeb tsikliga. Just nagu kevadeti ja sügiseti, et nagu kui need kõige porisemad ajad, siis sa paned puhtale tsiklile seda spreid peale ja pärast, no issand jumal, see jama lihtsalt tuleb ilusti maha. No, palju kergemalt, ütleme nii. Siis otse loomulikult mootoriõli ei ole mind mitte kunagi alt vedanud ja otse loomulikult ketiõli. Selle vastu ka ei saa. Seda kulub ka kenasti. Et need 3 toodet on nagu top 3. Küsimus number 3. Ei liitu eriti motokrossi, aga vastame ikka. Millal pulma saab? See on nüüd populaarsem küsimus minu tänapäevases elus. Pulma saab siis, kui selleks õige aeg on. Head asja tulebki kaua oodata. Küsimus number 4. Kus treeneri kutse tegid? Küsin, kuna endal on huvi treeneri kutse omandada. Tegelikult on asi nii, et minul on see treeneri kutse tegemine pooleli hetkel. Aga kuidas treeneri kutset teha? EMF-i lehel tuleb tavaliselt siis selle kohta postitus, uudisevoogu sinna ja seal on kõik informatsioon selle jaoks olemas, kust registreerimine käib, mida selle jaoks peab läbima. Küsimus number 5. Kas jäid möödunud hooajal molekulidega rahule? Otse loomulikult ma jäin nendega rahule, kuigi Marteni hooaja lõpp oleks võinud olla natukene positiivsemas noodis. Trevoril läheb super hästi, teeb igas trennis arenguid ja Trevor on siuke nagu hästi peaga sõitja ja praegust juba, mis on hästi positiivne. Ta ikka nagu mõtleb ennem kui teeb, mitte ei tee ja pärast mõtleb. Ja Mirel on ka super hästi nagu arenenud. Temaga saab nüüd aina rohkem juba rääkida nagu sellest, et nagu mis talle võib-olla nagu tsikli peal, kus ma ütlen siis nagu tehnilisel poole pealt saab juba nagu küsida, et kuidas see oli või kuidas too oli. No kõigis on nii hästi seda tuhja. Ma olen juba ise ka nii excited juba uue hooaja ees, et let's do this. Küsimus number 6. Kuidas sa iseloomustaksid molekule? No põhimõtteliselt ma juba tegelikult natukene rääkisin, aga kohutavalt hästi kuulavad. Kui ikkagi nagu on
see hetk trennist või treeninglaagris, et kus ma tahan natukene seda teooriat seletada või siis näiteks raja peal seletan ülesandeid lahti, siis kõik kuulavad. Ja, ja mis ma näen just nagu grupitrennis versus kui ma teen neile individuaalselt, annan trenne, see on hoopis teine vibe. Sest üksi nad justkui nagu on siukses vibe'is, et davai, ma sõidan, ma teen, aga neil ei ole nagu mingit siukest, et nagu ta teeb seda paremini, et ma tahan ka ja nagu hakkan jahtima, vaata. Et ikkagi see grupi vibe, see on nagu see, mis tegelikult paneb kõik sõitjad nagu pingutama ja push ima ennast. Küsimus number 7. Kuidas kartusest üle saada? See on väga individuaalne, kuidas kellelgi see nagu toimib. Mõnel toimib see piitsaga, mõnel toimib see präänikuga. Mina olen saanud rohkem piitsaga. Tegelikult mulle jäid sellest kind of traumad. Ja kindlasti ma enda õpilaste peal siukest asja never ever ei rakendaks. Ma rõhun neile kogu aeg, et hüpped ei ole olulised on kurvid ja sirged. Mina jamasin hüpetega 4 hooaega. Oli mul nii, et läksin, mul oli see tahtejõud nii suur, et ma nagu tahtsin, ma teadsin, ma saan selle Eesti meistritiitli kunagi. Aga selleks ma pean saama üle neid suuri hüppeid. Noh, toome siis näiteks lange ja tihemetsa hüpped, on ju. Et ma teadsin, et ma pean nendel radadel treenima, et mul tuleks see enesekindlus ja see julgus. Ja no hambad ristis ei saa siukest asja teha, sest et mul oli kogu aeg niimoodi pamm, piltu. Mitte see, et ma ise oleks teinud seda, et skruubime või vipime, vaata. Ei, see oli väga kohutav. Kui ma neid videosid praegu tagantjärgi vaatan, siis mõtlen, how I survived this. See, ma ei leia isegi sõnu, kui kohutav see oli. Lihtsalt palun ärge tehke seda. See lihtsalt ei ole seda väärt, kui sa lõpuks käkid oma hooaja sellega, et sa tahtsid hambad ristis ühte hüpet üle saada. Ei, sa hüppad selle hüppe siis, kui sa oled selleks valmis. Punkt. Mul on üks siuke emotsionaalne video endast, kui ma ei saanud neid hüppeid üle, aga mul oli nagu see tahtejõud oli suurem kui mu oskused ja siis tuligi see emotsionaalne purse. Ja nüüd ma tagantjärgi vaatan seda, ma olen nagu. Ja see on samamoodi. Tuleb üle, aga lõpus ikkagi tuleb mingi siuke piisavalt sisse ja siis ma olen nii närvi lihtsalt, kuidas ma saan karta, ma ei karda ju. Sealt videost nägite, et hambad ristis hüpates ei, see ei vii mitte kuskile. Pigem andke aega endale, käige reaalselt grupitrennides, kes te vähegi nagu üksi treenite, kas või korra kuus, see annab nii palju juurde. Mis see põhisoovitus on veel, on see, et metsik töö iseendaga. Lihtsalt nagu metsik töö. Ära pushi, tunneta enda võimeid, enda oskuseid ja ära hüppa lihtsalt üle oma varju. Küsimus number 8. Tere, mis laadi treeninguid talvisel off-seasoni perioodil tegid, kui aktiivselt võistlustel osalesid? Kas olid mingid kindlad spetsiifilised treeningud, mis just sind aitasid? Äkki räägid sellest ka natuke? Otse loomulikult, ma ütlen teile, ma olen seda nagu varem ka maininud. Ilma off-seasoni ettevalmistusteta jõusaalis ei tule nendest asjadest mitte midagi välja. Enne motokrossi ma olen elanud kogu aeg hästi aktiivset eluviisi, eks ju. Ehituste pealt tööl olnud ja no mega püsimatu inglis. Ma olin nagu, et mina ei jää mitte kunagi jõusaali. Kas te teete nalja või? Siis, kui jõudis kätte see aeg, et ma sain päris õige treeneri, kuldaväärt treeneri. Ma sain temalt jõusaali kavasid. Minu arust see oli 2. hooajal. Ma tegin esimest korda, hakkasin off-seasoni nagu jõusaali trenne tegema. Arvake mida? Kevadel läksin siis võistlema ja see oli kirjeldamatult teine feeling nagu. See oli uskumatu lihtsalt. Ja peale seda
esimest off-seasoni jõusaali perioodi ma jäin sellest sõltuvusse, sest et ma sain tunda, mida see off-seasoni džimmitamine nagu mulle rajale kaasa aitas. Selles suhtes, et minul ei olnud vaja treenida lihaseid, rattatrennid olid need number 1. Ja see kava tuli mul üldsegi nagu USA-st. See andis nii tohutult tuhhi ka juurde, kui ma sain enda treeneri käest veel kuulda, et ta suhtleb nagu selle põhikavade nagu koostajaga sealt USA-st ka, nagu minu asjus, ma olin nagu okei. See asi on tõsine. Niisugused nüansid näiteks ja annavad kohutavalt kaasa motivatsiooni leidmisele. Ülilihtne loogika on see, et kestvust tuleb rakendada kõige rohkem. See jõud tuleb iseenesest ja kui meie talv õnnistab meid, siis jumala eest minge suusatama, sest see on ka üks mega hea trenn krossi sõitjatele. Jõuga ei ole krossis nagu midagi pistmist. Sellest sain ma ka isiklikult aru, et mul oli seda kahjuks või õnneks ülearu, kuna mul oli nagu tõsine probleem kogu aeg käte kinniminekuga. Oi jumal, ma sain alles viimasel hooajal sain oma käed korda. Ainult tänu sellele, et mul tuli sõidu kaudu tuli enesekindlus, et ma ei olnud enam niimoodi seal tsiklis kinni. Nagu mul isegi treener ükskord ütles, et nagu issand jumal, et sa varsti lihtsalt väänad selle lenksu oma peos nagu kõveraks, sest reaalselt seda oli kõrvalt ka näha, ma olin nagu niimoodi. See oli minu suurim viga pigem küll jah, võrreldes oma konkurente, kes on siuksed kitsakamad ja nagu sitked, et ma olen siuke maakas, et ma oleks võinud pigem mingi, ma ei tea, krossika jõutõstja olla või midagi sellist. Nii, järgmine ei ole küsimus, vaid kommentaar, iseloomustus. Ma ei tea, me oleme nüüd tegelikult juba anonüümsete küsimuste kommentaarid all. Keegi on öelnud mulle julge tüdruk. Thanks. Kahjuks või õnneks jah. Liigume siis 10. küsimuse juurde, milleks on. Ma isegi tean, kes selle küsis. Kuna Otepää motoklubi tehnikaringi poisid ja tüdrukud rajale viid? Ma tahaks öelda, et kevadel te ei ole mul meelest ära läinud. Koostöös Kaarel Tilga ja Tanel Leokiga sai ehitatud Otepääle rada, aga seal on natukene probleemid, tulid hiljem esile, kullakallid naabrid ja muidugi siinkohal kehtib ka kurikuulus lause, et eestlase lemmiktoit on teine eestlane. Sellega peab natukene veel pusima. Ma ei ole veel alla andmas selle koha pealt, et väga paljud, kes on mind nagu eelmisel hooajal nägid krossi raja peal, siis tulid küsima mu käest, et mis sai sellest, kas enam ei tegelegi keegi. Uskuge mind, see on mu hingeasi. Aga jah, kahjuks tulid siuksed natukene kõrvalised errorid mängu. Kahju on, kuidas lihtsalt ei lasta tegeleda sellega, millel oleks nagu lastel ka kohutavalt huvi ja et tooks Otepääle nagu muud ka kui suusatamist. Aga ma ei anna sellega veel alla. Lihtsalt tuleb tegutseda targalt ja mitte nagu vihaga, vaid mõistusega. Nii et tuleb küll see üks päev, kui ma viin teid ka sealt Otepää motoklubist sõitma. Heade asjadega lähebki kaua aega. Küsimus number 11 on selline huvitavat laadi küsimus. Eks siukseid küsimusi küsitaksegi anonüümselt ja minul ei ole veel keegi tulnud isiklikult kurtma küll treeningute siis nagu hinna osas. Mulle on pigem öeldud, et jumala eest sa küsid kopikaid selle eest, mida sa nagu teed. Mul on siiralt hea meel nende üle, kes on väitnud seda viimast ja on märganud seda, kui palju tegelikult ma sellele aega nagu panustan ja kui palju ma ennast sinna nagu pühendan. Ma toon teile ehtsa näite näiteks ühepäevasest trennist,
mis ma nagu teen oma õpilastega. Esiteks ei hakka sellel samal päeval, kui ma nad nagu trenni viin. See hakkab juba eelneval päeval. Ma pean orgunnima kõik enda asjad ümber selle järgi, et ma lähen nagu trenni andma. Ma hakkan juba eelmisel päeval mõtlema, et aga mida ma neile õpetan seal. Ma pean uurima raja omanikult, mis seisus rada on ja selle järgi siis nagu plaanin treeningpäeva, et mis ma neile seal õpetan, mis seisus rada on, mis ilmake teeb, eks ju, kõik asjad bussi pakkima kodus endal. Nagu ma ise ei sõida, siis ma ei võta ainult krossikat kaasa. Pigem ma see aasta vältisin seda ise sõitmist, sest et mul oli vaja nagu keskenduda õpilastele, et mitte sellele, et kuidas ma iseennast soojaks saan ja no mul läheb selle peale tohutult aega. Siis osade õpilastega meil on nagu selline diil, et ma lähen neile veel koju järgi. Ma ei kurda selle üle, nagu mulle meeldib see, et nagu nad ootavad mind seal, nad on täiega niimoodi tappi, let's go. Ma lähen neile jumala suurima rõõmuga nagu järgi. Siis lähme kohale, siis ma vaatan, et neil oleks kõik korras, varustus kõik paigas, tsikkel paigas, kui ma olen üksinda, et kui Martinit nagu kaasas ei ole. Siis ma olen nagu treener pluss mehaanik, eks ju, seal kaasas. Mulle ei meeldi üldse selle eest raha küsida, nagu uskuge mind. Ja siin Eestis on päris mitmeid selliseid õpilasi, kellel ei ole nagu nii hästi finantsiliselt ja nagu tõsiselt, kui ma ainult oleks miljonär, issand jumal, ma teekski neile nagu tasuta trenne, reaalselt, sest et mulle üldse ei meeldi raha küsida. Aga fakt on see, et ma olen ka inimene vist. Kõik see aeg, see kütus, et nagu lõpuks tekib küsimus, kas nagu see ei olegi oluline, kas see ei maksagi siis midagi. Tegelikult mul ju läheb selle peale pool päeva ja ma küsin ühe treeningu eest 40 eurot. Ehk siis ütleme nii, et keskelt läbi seal rajal koha peal läheb meil 4 tundi, mis teeb juba 10 eurot tund. Ja paneme nüüd sinna siis otsa kõik need sõidutamised ja värgid ka ja kõik need eelneva päeva nagu ettemõtlemised ja värgid-särgid, et nagu mul ei ole üldse häbi sellest rääkida selles suhtes, et nagu ma tean, et Eestis ikkagi paljud võtavad palju-palju rohkem kui see 40 eurot. Ja pigem jah, mul on öelnud isegi päris sõitjad nagu, et sa nii vähe küsid. Ja laagri eest jah, ma võtan rohkem, otse loomulikult, sest see on reedest pühapäevani on meil tavaliselt olnud need laagrid. Ja jällegi see tähendab seda, et ma olen full ainult nende päralt. Ma olen kõigest enda tegutsemistest, toimetamistest nagu eemal. Ja see on ikkagi nagu 2,5-päevane üritus, pluss kõik see pakkimine reaalselt, oh my god, ma räigelt naudin seda. Aga siinkohal ikkagi on see, et ma ei paki ainult iseenda asju kaasa, pluss ma tegin veel nagu toidud. Et siin tuleb neid to-do-liste päris palju. Viimane küsimus. Mis plaanid motocrossiga edaspidi on? Hakkad ise ka jälle võistlema või jääd pigem treeneri rolli ja lõbu pärast sõitma? Jah, pigem see vastus ka tegelikult tuli seal eespool, et kahjuks või õnneks ma enam motocrossi karjääri ei sukeldu. Mul on metsikud plaanid. Nii seoses oma molekulidega kui ka naistega, kuna ma olen ikkagi naiskomisjonis ka EMF-is, siis see aasta saigi nüüd esimest korda proovitud seda, et meil naistel on täiesti oma platvorm sotsiaalmeedias ehk siis Naised motospordis. Palun jälgige. Et ma tegelesin sellega nii palju, kui ma jõudsin. Natukene tundsin ennast keset hooaega jällegi veits tupikus, kuna ma ei jõudnud igale meistrikate etapile. Ma ei jõudnud nagu kõike kogu aeg. Võib-olla nii palju stooritada seal naiste platvormil, kui oleks võinud ja kui ma plaanisin. Aga ma usun, et ikkagi sai päris head contenti see aasta, nagu esimese aasta kohta tegelikult loodud sinna. Ma ei saa kõike paljastada. Mul on väga suured plaanid naistega.
ja noh, lisaks siis enda molekulidele. Sellest kõigest siis, kui aeg on käes, ükskõik kui suured mega plaanid mul ka ei oleks ja ma tahaks nagu kõigile share ida neid, siis pigem ma olen seda usku, et ei tasu kõigest nagu etteruttavalt välja hõisata, kuna siis need ei pruugi täide minna. Samamoodi ma tegin ka enda sellel krossi karjääril, et mul oli sisimus kogu aeg teada, et ma tahan Eesti meistriks saada, aga ma ei öelnud seda nagu niimoodi välja. Mulle öeldi hästi palju, et noh, kas järgmine aasta tuleb ära Eesti meistrivõitjas, ma nagu watch me. Aga jah, nüüd, mis ma olen nagu molekulide ja teiste kõrvalt nagu ise sõitnud, see on fantast. Mis mu suurim hirm oli hooaja alguses, kui me läksime sõitma üle pika aja, siis mul oli nagu nii ränk krossi lein peal, et ma isegi ei suutnud vahepeal nagu krossike poole vaadatagi. Kuigi ta on mulle tähtis, ma armastan teda, aga mul oli sihuke justkui pettumus iseendasse, et oh my god, ma lõpetasin selle ära, äkki on liiga vara, aga ei, tänaseks on kõik selge, ärge üldse pange tähele. Mul on kõik lihasmälus olemas, lihtsalt kestvust ei ole, 1-2 ringi ja kutupiilu. Eks see ongi loogiline ja minu arust ma olengi nagu hea näitena praegust ka, et nagu kui sa ei tee järjepidevalt ka füüsist trenni kõrvalt, see ei ole lihtsalt võimalik arenedagi või saadagi, pääsedagi kuskile. Et see füüsiline trenn kõrvalt, see on nagu A ja O. Mega fun on küll olnud nüüd, kui ma olen vähegi kõrvalt sõitnud ja noh, mingeid harjutusi või elemente nagu ette näidanud poistele ja tüdrukutele, et tuks, mega mõnus, ma nii armastan oma Hondat. 1. mail Põlvas ma olen platsis, saagu mis saab, kas või viimasena finišeerin seal poiste seas, aga kindlasti sinna ma tahan minna. Mis ma nagu võin öelda, on see, et mul on üks uus väga suur huvi tulnud ühe uue harrastuse vastu, millest ma ka ei räägi veel, enne kui ma seal päriselt olen, sest ma veel ei viitsi jälle mingit pinget endale peale seada, vaid ma tahan teha kõike enda sisetunde järgi ja ma ei taha seda teha tormates kõik omal ajal. Küll näete, kui ma seal trennis lõpuks olen. Ma ei välista, et ma mõne muu motospordiga ka hakkaksin tegelema, sest mõned ideed ja mõtted ja võimalused on tekkinud, on pakutud, aga need ka kõik omal ajal. Me olemegi jõudnud küsimustega lõpuni ja tegelikult olid väga toredad küsimused ja ma sain kõike nagu selles suhtes rääkida täpselt, mis ma plaanisingi rääkida. Selline saigi siis Q&A vlog, aka 2024 veel sihuke kompaktne kokkuvõte. Tore, et viitsisite vaadata, kuulata mu jäppimist. Proovime uuel aastal toota ka igasuguseid treeningvlooge ja üks ülipõnev vloog on varsti juba teostamisel. Nii et jälgige kindlasti Instagramis minu kontot ragar551 ja siis püsite mu tegemistega kursis. Ja suurepärast uut alanud aastat teile. Olge ikka muhedad ja vintsked ja mis seal ikka, näeme paljudega, ma arvan, krossirajal. Tšau!